läheme ettekannete juurde ja kõigepealt prognoosidest. Ehk et kuigi kliima muutub ja selle põhjused on hästi teada, ei ole kõik prognoosid võrdselt kindlad. Ja järgmine ettekanne avab, kuidas teaduslik kindlus kliimanäitajate lõikes erineb ja mida see tähendab praktiliste otsuste ja investeeringute jaoks. Piia Post, Tartu Ülikooli kliimauuringute keskuse juhataja ja kliimateaduste professor ja ettekandega tulevikukliima Läänemere piirkonnas. Tere hommikust! Mina olen tõesti elus ja kohal. Ja aitäh sissejuhatava teksti eest. Tõepoolest, tulen Tartu Ülikoolist, juhatan seal kliimauuringute keskust. See on meil sellise nimega olnud umbes 2 aastat ja me oleme juba väga tuntud. Miks me praegu siin oleme või miks mina praegu siin olen, on, et meil on nüüd 3-4 aastat olnud üks selline projekt nagu Adapt-Est, kus siis selles projektis me siis teeme projektsioone tuleviku kliima jaoks. Meil on päris suur töörühm ja need kliimaprojektsioonid, mida meie teeme, on siis atmosfääri omad või kuiva maa kohal, ütleme niimoodi. Ja miks neid projektsioone tarvis ongi just sellepärast, et valmistuda kliimamuutustega kohanemiseks. Ja see kohanemine ei tähenda mitte ainult seda, et me kohaneme nende muutustega, mis juba kohal on, vaid tegelikult need projektsioonid aitavad meil ette näha niimoodi, et me saame kohaneda muutustega, mis tulevikus tulevad. See põhiidee tõepoolest on sellel, et selgitada, kui hästi me tegelikult tuleviku kliimat saame üldse ette näha. Ja küsimus ei ole selles, et kas arvutid on liiga aeglased ja andmeid on liiga vähe, vaid küsimus on selles, et süsteem ise on nii keerukas ja mitmetasandiline, mitmest komponendist koosnev, et põhimõtteliselt ei ole kõiki kliimanäitajaid võimalik ette ennustada ühesuguse teadusliku kindlusega, et nagu see on see põhisõnum. Kui me nüüd lihtsast asjast peale hakkame, siis teadupärast kliimana me peaksime ilmselt defineerima globaalse kliimasüsteemi seisundit ja me peame kindlasti alati vaatama kliimat kui globaalset nähtust. Sest me ei saa ette näha, et meie mudelid, millega me siis neid projektsioone lõpuks arvutame, mis on tegelikult siis matemaatilis-füüsikalised mudelid on ju, need tegelikult kehtivad alati kogu maakera jaoks, sest maakera ise on sidus. See tähendab seda, et kuskil ei ole otsa ja äärt ja väga oluline on see, et kuidas need õhk, vesi liiguvad seal maa peal, aga mitte ainult. Nagu te siit slaidilt näete, on tegelikult väga oluline ka või kõige olulisem, mis kliima tegelikult määrab, on just nimelt sisse tuleva päikesekiirguse ja lahkuva soojuskiirguse tasakaal. Kui see tasakaal ei ole paigas, siis maakera temperatuur muutub, globaalne temperatuur muutub. Aga loomulikult ei muutu ainult globaalne keskmine temperatuur, vaid tegelikult regionaalselt need muutused võivad olla väga erinevad. Nii et ka seda tuleb ette ennustada. Ja seda me teame ka päris hästi praeguse teaduse tasemel, et see ülejääk energia, mis kliimasüsteemis praegu on salvestunud, mille tõttu tegelikult globaalselt keskmine temperatuur tõuseb, et see on inimtekkeliste kasvuhoonegaaside tõttu jäänud enam energiat süsteemi sisse. Siin paar nädalat või ma ei tea, eelmine või üle-eelmine nädal oli ajakirjanduses üks artikkel, kus oli kirjas, et miks me peaksime kliimamuutustest rääkima mitmuses. Ja see võib-olla on üks selline graafik või kogum graafikuid, kust see ilmneb, miks seda tegema peab. Et
me ei räägi ainult globaalsest temperatuuri tõusust, vaid me räägime tegelikult muutustest väga paljudes või kõigis maasfäärides, ehk me räägime muutustest ja just temperatuuri muutustest nii atmosfääris kui ka hüdrosfääris, ookeanis, aga me räägime muutustest loomulikult krüosfääris, jääkatte vähenemisest ja siin on neid jääkatte vähenemisi väga erinevates kohtades, eks ju, et ei ole ainult üks muutus, vaid tegelikult neid muutusi on palju ja kui me vaatame maad kui süsteemi, siis need muutused peavad olema omavahel kooskõlas, eks ju. Süsteem toimib kui tervik ja need süsteemi eri komponendid, eks ju, see on need 5 sfääri, mis meil kliimasüsteemis on, nad kogu aeg vahetavad omavahel energiat ja ainet ja selle aine ja energia vahetuse kättesaamine on kindlasti üks olulisemaid kohti. Nii et kui me räägime kliimamudelitest, siis esimene asi, miks tegelikult kliimamudelid on loodud, on just sellepärast, et paremini mõista, kuidas kliimasüsteem toimib, arusaamise tagamiseks. Ja teine asi, millega seoses me tavaliselt seda teame, eks ju, kliimamudelitest, on, et neid väljundeid, kliimamudelite väljundeid kasutatakse tuleviku kliima prognoosimiseks. Aga selleks, et kliimamudelite väljundeid kasutada kliima prognoosimiseks, tuleb teha seda metoodiliselt õigesti, sest vastasel korral me ülelihtsustame süsteemi. Ja me lähme tulevikku nõnda, nagu ilmselt tulevik olema ei saa. Kuidas seda siis teha? No ma loodan, et Erko räägib nagu detailsemalt nendest asjadest ja räägib ka arvudest rohkem, mina räägin põhimõttest. Tegelikult kliimaprojektsioon on siis kliimamudeli arvutus sisuliselt tulevikku minnes niimoodi, et me võtame ette kõik need sfäärid, meil on olemas see teaduslik arusaam, mis on meil tõlgitud, eks ju, valemite ja arvude keelde ja me lähme sellega tulevikku. Aga tulevikku mineku jaoks me peame teadma veel seda, eks ju, kuna meie tees oli, et kuna tuleviku kliima sõltub sellest, eks ju, kuidas inimene elab, eks ju, kui palju ta tarbib energiat, kui palju ta üldse tarbib ja kuidas see tarbimine ajas muutub, eks ju, seda me siis iseloomustame nende stsenaariumitega, mis on siis tõepoolest inimkäitumise ja määravad ära, eks ju, selle tuleviku inimkäitumise. Nüüd alati on kliimasüsteemis sees loomulik muutlikkus. Just sellest, eks ju, et meil on erinevad komponendid, mis suhtlevad omavahel ja seal tekivad mittelineaarsed vastasmõjud ja see süsteem ei ole ühtlaselt, ei soojenev ega jahenev ega lihtsasti kirjeldatav, vaid seal on alati aastatevaheline muutlikkus sees. Ja kolmas asi on see, et kui me tegelikult tahame kasutada kliimamudeleid tulevikku vaatamiseks, siis me peame kindlasti kasutama palju mudeleid ehk tervet mudelite ansamblit. Miks? Ma abikaasaga suhtlen kodus, ütleb, miks te ei tee ühte head kliimamudelit? Tehke üks hea kliimamudel, kõik on palju odavam. Aga miks ei tee? Ikka, me teeme, ütleme, kliimamudelis on meie parim teadmine sees, aga kuna protsesse on nii palju ja nad on nii erinevates ajaskaaladest, eks ju, nad hakkavad sekundi ajaskaalas ja lõpevad seal, kui me räägime kaasaegsest kliimamuutusest, siis aastasadadega, aga tegelikult mudelis võiks olla ka aastatuhanded ja veel pikemad ajaskaalad sees, eks ju. Siis te kujutate ette, et seal on meil 5 sfääri, kes omavahel suhtlevad ja kõik need suhtlused on väga erinevates ajaskaalades, siis te saate aru, eks ju, et me tegelikult, kui me hakkame mudelit tegema, mis on lihtsustus ja arusaama parandamine, siis see tähendab seda, et me peame ju midagi välja jätma, midagi sisse võtma. Me ei saa kõike sinna sisse panna. Me ei teagi kõige kohta. Ja see tähendab seda, et üks mudel kirjeldab ühte asja paremini ja teine teist natuke paremini ja eeldatakse, eks, et kui me võtame terve mudelite ansambli, siis see ansambel kirjeldab meil teatud tulevikulehvikut. Nii et siin on näha siis neid tulevikulehvikuid,
Aga miks need välja on toodud, on just nimelt see, et siin on näidatud seda, et kuidas need kliimaprojektsioonide määramatus sõltub ruumi mastaabist ja siis kliimasüsteemi eripäradest või nendest parameetritest, mida me vaatame. Nii et, mis asi on määramatus, äkki ma pean sellest ka rääkima. Määramatus on tegelikult teine, ütleme niimoodi, moodne sõna veale, eks ju, vanasti öeldi selle kohta viga, aga nüüd öeldakse määramatus. No see on muidugi põhimõtteline vahe ka vahel. Määramatus on vahemik, suuruste vahemik, kuhu tegelik väärtus peaks vahele minema teatud tõenäosusega. Ja nagu te näete, eks ju, see määramatus on siin on palju määramatuse graafikuid meil, igal graafikul on siis teatud selline väike lehvik, ma ei tea, kui hästi see oranž on näha, eks ju, oranž on tegelikult siis loomuliku muutlikkuse osa selles määramatuses. Ja te näete, eks ju, et mida väiksemaks me ruumiskaalas lähme, seda suuremaks muutub see loomuliku muutlikkuse osa määramatust. Ja eriti, kui me vaatame sademeid, siis me näeme, eks ju, et see loomulik muutlikkus ongi see, mis annab meile põhimääramatuse, kui me vaatame mingis väga väikeses regioonis sademeid. Nii et see on nüüd see asi, mida kindlasti, kes kasutavad kliimaprojektsioone, peavad arvesse võtma. Et okei, globaalne projektsioon on mul tõepoolest hea ja temperatuuri jaoks on hea ja usaldusväärne ja ka teaduslik teadmine on seal väga selge taga, aga samas sademed koha peal on hoopis teise määramatusega. See on oluline. Nüüd, küsimus on selles, et miks me siis ei saa kõiki neid suurusi ühesuguse kindlusega, teadusliku kindlusega ette öelda. Ja siin on täpselt just nimelt see meie arusaamise tase on ühel pool, eks ju, et neid kiirgusega kasvuhoone efektiga seotud protsesse me suudame paremini kirjeldada. Aerosoolid on seal jahutava mõjuga, see on juba suurema määramatusega seal sees, aga just nimelt temperatuuriga seotud näitajad on meil oluliselt täpsemalt teada, selgemalt teada. Ja need, mis ei ole mis on kaudselt temperatuuriga seotud, mis on seotud mitte enam globaalse temperatuuriga, vaid sellega, kuidas temperatuur jaguneb, need on hoopis väiksema kindlusega ehk siis suurema määramatusega. Me oleme siis paika pannud sellise väikese skaala, lähtudes siis nendest kliimaprojektsioonidest, mida me oleme siin viimase 3+ aasta jooksul koostanud Eesti jaoks ja teinud sellise skaala, et siin selles ühes otsas on need temperatuuriga seotud näitajad, mille kohta meil tegelikult see teadmine on kindel, teaduslik teadmine, ja siis teises otsas on need näitajad, mille kohta meil see teaduslik teadmine on oluliselt ebakindlam. Ja nagu te näete, siin teises otsas on just nimelt, eks ju, suuremastaapse tsirkulatsiooniga seotud asjad, tuulisus kindlasti alla rõhutada, äikesetormid, pilved ja sellised muud nähtused. Ma ei hakka neid kõiki ette lugema. Vaatame siis täpsemalt seda veel. See on nüüd üks väljund, ütleme niimoodi, et see on tegelikult nagu sisend meie töörühmale. Me kasutame IPCC umbes 40 erinevat mudelit, nende väljundeid, et sellest siis ekstraheerida lõpuks kokku see teadmine Eestis ja Põhja-Euroopast tuleva kliima kohta. Ja te näete, et temperatuuri kohta tegelikult on väga selge see, et kõik, siin on mudelid ja eks ju, siin on aastad, et kõik mudelid tegelikult lubavad, et läheb soojemaks. Hästi selge on see signaal. Mis ei ole nii selge ilmselt on see, kui kiiresti soojenemine tuleb, et on soojemaid ja külmemaid mudeleid, nii nimetatud soojemad ja külmemad mudelid on sees, aga üldtendents on väga selge. Ja see väga selge üldtendents, ma loodan, et Ergo seletab seda graafikut pärast rohkem lahti, aga mida mina siit näidata tahan on, et meil siin on, X-teljel on globaalse soojenemise tase, ehk need arvud näitavad seda, kui palju on globaalne temperatuur kasvanud. Ja siin on siis see temperatuuri muutus Eestis, see on keskmine aastane temperatuur, ja te näete, et tegelikult kõik need punktid, mis tulevad erinevatest mudelitest, erinevast projektsioonidest ja erinevate aastatest, on tegelikult kõik väga koondunud selle ühe sirge juurde. Ehkki tegelikult loomulikult on Eestis soojenemine kiirem kui globaalselt.
Nüüd, ma ütlen, need sademed vahele, lihtsalt näidates, eks, et see on nagu järgmine tase ja te näete, eks, et need punktid on läinud juba palju rohkem laiali ja räägime siis suurema ebakindlusega teadaolevatest suurustest, nagu näiteks siin on nüüd mullaniiskussisaldus. Ja see on sarnane graafik, nagu eelmine oli, et aastad on siin, aga siin on tegelikult siis kuud, ehk see on aastane käik. Ja jälle, see on nüüd erinevatest mudelitest juba keskväärtus kokku pandud. Ja siin on nüüd selgelt näha see, et tegelikult kõik mudelid ütlevad, mitte kõik mudelid, vaid kõik aastaajad muutuvad kuivemaks, aga tuleviku osas, aga kui te vaatate minevikku, eks, siis te näete seda aastatevahelist loomulikku muutlikkust ja need on suhtelised muutused, eks, et see on protsentidesse muutus seal, nii et siin on märjemaid ja kuivemaid aastaid, ütleme niimoodi, ja need on just suved, eks ju, aga see, mis on siin see väga tugev kuivenemise signaal, on teadupärast kevad, aprill on mullaniiskuse kuivenemine. Ja muidugi kõige olulisem kindlasti on kommunikeerida seda, et kui me vaatame nüüd neid kõige ebakindlamaid näitajaid, siis kõige ebakindlamad näitajad olid, eks ju, need, mis olid atmosfääri tsirkulatsiooniga seotud. Ja siin on meil siis keskmine tuulekiirus ja kui me vaatame uuesti, eks ju, et siin on ikkagi need globaalsed temperatuuri muutused ja siin on nüüd keskmise kiiruse muutus, siis 3 korda võite arvata, kas tuuled muutuvad kiiremaks või vähem kiireks, kui te seda graafikut vaatate. Nii ja naa on õige vastus. See ongi just nimelt see, mida ma praegu kommunikeerida püüan, eks, et on näitajaid, mille osas meie teaduslik arusaam on selge, on näitajaid, mille osas, ta on niisugune vahepealne, ja on näitajaid, mis tegelikult, mille projektsioonid meil näitavad seda, eri mudelid, eri ajad, eri need stsenaariumid näitavad seda, et võib minna tugevamaks, aga tegelikult üldine tendents on hoopis see, et ei lähe tugevamaks. Nii et kui vaadata eri mudelite väljendust kaartidel tsirkulatsiooni muutusi suuremastaapses tsirkulatsioonis, siis te näete, eks ju, et me leiame Eesti suhteliselt kiiresti üles ja siin on 4 mingit juhuslikku mudelit välja võetud ja siin on igasuguseid pakkumisi, küll ta läheb kiiremaks ja küll ta läheb aeglasemaks ja siin nagu üldse ei muutu ja siin läheb jälle kiiremaks ja nii, et ongi, et siin ei ole sellist kooskõla ja nagu ma ütlesin, et seda kooskõla ei saagi põhimõtteliselt olla. Nii et selline skaala ja lõpuslaid. Et tõepoolest, eks ju, teadlased mõistavad päris hästi, et kuidas kliima muutub ja miks ta muutub, aga kõigi muutuste kohta ei ole see teaduslik arusaam sama kindel ja ei saagi olla põhimõtteliselt süsteemist tulenevalt. Nüüd oluline, kui me hakkame kohanemisotsuseid nende samade projektsioonide alusel hakkame tegema kohanemisotsuseid, siin on veel päris mitu vaheastet vahepeal, aga põhimõtteliselt, eks ju, et on meil kohalikud omavalitsused, teatud sektorite esindajad, kes ilmselgelt peavad vaatama aastakümneid ette, võib-olla ka aastasadu ette, eks ju, et kui me hakkame tuumaelektrijaama tegema, siis me peame tegelikult aastasadu ette vaatama. Ja see tähendab seda, et kui me vaatame seal neid näitajaid, mille suhtes meil see ebakindluse määr on väga suur, siis me peame lisaks nendele sarnastele projektsioonidele kasutama veel teisi meetodeid, millest me täna ei räägi. Ja jah, just nimelt, et tuleb seda teaduslikku kindluse taset nagu arvesse võtta. Et kurbusega peab nentima, et eelmisest projektsioonidest on millegipärast levinud arusaam, et justkui hakkaks meil Eestis tuulisemaks ja tormisemaks muutuma. Paraku meie seda ei kinnita. Aitäh! Aitäh, Piia! Ja nüüd küsimuste voor. Kas publikus on küsimusi? Juhul kui on, siis etteruttavalt tõstke palun käsi ja mikrofon liigub teie juurde, siis ülekandes inimesed ka kuulevad küsimusi. Nii, saalis hetkel ikka tuli üks küsimus, palun. Mul on selline küsimus, et mis on põhimõtteline erinevus mudelid ja stsenaariumid, et mis on?
mis jah, väga hea küsimus. Ütleme niimoodi, et sellest ma vist rääkisin 2 meteopäeva tagasi, et kõik meteopäeva ettekanded on tegelikult, kõik meteopäeva ettekanded on internetis vaadatavad ja ka selle tuule küsimuse olen ma kuskil meteopäeval juba ära rääkinud, et ma hoidun üldiselt täpselt sama ettekande pidamisest. Et mudel on, ütleme niimoodi, kui me suures skaalas ütleme, siis mudel on meie arusaam mingist süsteemist. See mudel võib olla tõepoolest väga lihtne, nii nagu ma siin näitasin, eks ju, et see energia sisse, energia välja, eks ju, see on mudel. Kui me räägime kliimamudelist, ja ma ei tea, kui pikalt Erko sellest nüüd räägib, aga need mudelid, mille väljundeid meie vaatame, on ikkagi väga suured ja pikad arvutikoodid, kuhu lähevad sisse mingid algandmed, kõige olulisemad on seal loomulikult rajatingimused, sest tegelikult kliimamudeli puhul me ootame et saabuks teatud tasakaal selles mudelis, et ääretingimused ei ole nii olulised nagu ilmaennustuses, kus meil peaks olema, eks ju, et eelmise päeva ilm peaks väga hästi teada olema, aga kliima puhul seda tegelikult on olulisem see, et kui palju tuleb energiat sisse, kui palju läheb välja ja kuidas ta ümber jaotub selles süsteemis. Nii et, aga stsenaariume võib olla väga erinevaid, nagu ma ütlesin, mul oli terve ettekanne nendest stsenaariumitest 2 aastat tagasi ilmselt. Et üks asi on see, et on meil kasvuhoonegaaside emissioonide stsenaariumid, aga siis tänapäeval vaadatakse neid niinimetatud sotsiaalmajanduslikke stsenaariume. See tähendabki täpselt, et püütakse ära kirjeldada, et kuidas globaalselt tulevikus inimesed hakkavad energiat tarbima ja kuidas üldse tarbima hakkavad ja kui palju neid on, tegelikult need 3 asja määravad suures osas ära. Et kas näiteks, me lähme edasi fossiilkütustega väga suurel määral, siis see tähendab seda, et on väga suured emissioonid, on ja. Aga kui tuleb ikkagi nende taastuvenergia kasutamine rohkem ja muidugi väga oluline on, nagu ma ütlesin ka, et inimeste hulk, globaalne hulk on väga oluline ja teine on väga oluline on see, et kas need inimesed tahavad kõik elada nii nagu ameeriklased. Et kui, siis on ilmselt väga karm stsenaarium. Jah. Aitäh, Piia. Ma ei saa mainimata jätta, et võib-olla kõige olulisem küsimus tuli tegelikult ettekandest ära, abikaasa küsimus, et miks siis ei saa ühte head prognoosi teha, aga sellele sai saab teha, aga neid on palju neid häid. Erko räägib nendest headest prognoosidest. Ja Erko jätkab siit. Aitäh, Piia, aplaus veel kord.